varjatud vihje ja uus tuvastamata DNA profiil mõrvajuhtumis, mis ei pruugi olla nii lihtne, kui esmapilgul paistab. Hiljuti avastatud dokumendid näitavad, et salapärase isiku DNA leiti seoses Florida teismelise tapmisega, mis toimus Carnivali kruiisilaeval. Tema nimi on Anna Kepner. Ja see uus DNA profiil tekitab uusi küsimusi tõendite kohta tema kasuvenna, kahtlustatava tapja Timothy Hudsoni vastu. Ja seal on ka mõningaid kõhedust tekitavaid käitumisjooni. Uurijad avaldavad esimest korda, mida Timothy Hudson, 16-aastane noormees, nende sõnul tegi tol ööl, mil ta väidetavalt tappis oma kasuõe. Me käsitleme Law & Crime'i poolt esitatud juhtumit. Mina olen Chris Stewart. Mitu kuud jäi suurem osa sellest, mida uurijad väidavad juhtunud olevat Carnivali kruiisilaeval tol ööl, mil 18-aastane Anna Kepner suri, varjatuks. See oli suur mõistatus. Kuid nüüd annavad äsja avalikustatud kohtudokumendid kõige selgema ülevaate FBI uurimisest ning paljastavad üksikasju, mis tekitavad uusi küsimusi juhtumis, mis on olnud tõeliselt šokeeriv. Mõned neist üksikasjadest ei olnud ootuspärased. See on Timothy Hudson, kes saabus eelmisel nädalal Miamisse kohtuistungile, kus arutati, kas ta tuleks enne kohtuprotsessi vahi alla võtta või mitte. Ta on 16-aastane, näitas kohtusaali sisenedes vähe või üldse mitte emotsioone. Tema isa oli tal kõrval. Nüüd, hoolimata süüdistustest, sealhulgas mõrvas ja seksuaalses rünnakus, on see 16-aastane vabaduses. Ta elab sugulaste juures kohtu poolt seatud tingimustel. Kuna Hudsonile esitati selles asjas algselt süüdistus alaealisena, on suur osa juhtumist ja uurimisest suletud. Aga nüüd teda süüdistatakse täiskasvanute kohtus ja märkimisväärne osa uurimisest on esmakordselt avalikustatud. Ja need dokumendid, üle 140 lehekülje kirjeldavad uurijate arvates seda, mis kruiisilaeval juhtus. Ja need avaldavad ka uusi tõendeid, uusi ajajoone ning üllatav arengus DNA tõenditega, millest me seni ei teadnud. Vaatame siis üle, mida võimud ütlevad, et juhtus. Samuti heidame pilgu mõnele äsja avalikustatud teabele, mis nüüd päevavalgele on tulnud. Selle loo mõistmiseks pead minema tagasi algusesse, ehk eelmise aasta 2000 novembrisse. Ja just siis astusid Anna Kepner ja tema pere Miamis Carnival kruiisilaevale. See pidi olema tore puhkus. Aga selle kruiisilaeva majutuskorraldus väärib selles juhtumis kindlasti tähelepanu. 18-aastane Anna jagas kajutit oma 13-aastase poolvenna ja 16-aastase kasuvennaga. Ja selle 16-aastase nimi on Timothy Hudson. Nüüd üle koridori olid Anna isa Christopher Kepner ja tema naine nimega Chantel, kes oli Timothy Hudsoni bioloogiline ema. Ja seal olid ka 2 Anna kasuõde, alaealised, kes viibisid koos vanematega toas. Tundub, et suuremas osas kulges see kruiis nii, nagu võiks oodata. Perekond sõitis selle laevaga mitmesse Kariibi mere sihtkohta, näiteks Cozumelisse, Mehhikosse. Aga siis 7. novembril muutub see lugu tragöödiaks. Dokumendid näitavad, et meeskonnaliikmed läksid tol hommikul koristama kajutit 8343 ja just siis leidsid nad 18-aastase Anna Kepneri surnukeha. Uurijate sõnul oli ta mähitud teki sisse ja topitud oma voodi alla. Nad kirjutavad, tsiteerin, et tundus, nagu keegi oleks püüdnud teda peita. Seejärel kutsuti FBI, sest nemad tegelevad selliste uurimistega kruiisilaevadel ja rahvusvahelistes vetes. FBI tuli laevale, nad küsitlesid pereliikmeid. Ja siis vaatavad nad laeva valvekaamerate salvestisi. Ja see on väga oluline. Agentid rääkisid ka Anna poolvennaga, selle 13-aastase poisiga, kes jagas tuba Anna ja mõrvas kahtlustatava Timothy Hudsoniga. Pärast õhtusööki sel ööl, kui Anna suri, läks ta tagasi oma tuppa, sest väidetavalt ei tundnud ta end hästi. Aga siis üritab 13-aastane poiss samasse tuppa tagasi minna, et magama minna. Ja ta ütleb, et kui ta avas selle kajuti ukse, siis tee, keda me nüüd teame kui Timothy Hudsonit, sirutas käe välja, et takistada ukse avanemist ja ei lubanud alaealisel tunnistajal sisse minna, ning hüüdis, oota, ära tule sisse. See on kahtlane, pehmelt öeldes. Aga ma ei usu, et keegi oleks tol hetkel osanud oodata, mis sealt toast leitakse. Ja seda lugu, mida me oleme nüüd juba kuid kajastanud.
nüüd ütles see 13-aastane tunnistaja, et kõik kajutituled olid põlemas ning vannitoa ja garderoobi uksed olid lahti. Hudson sundis väidetavalt 13-aastast ootama kajuti ukse taga koridoris. Mõne aja pärast lasi ta tal sisse tulla. Seega esitab FBI ajajoone sellest, mida nad väidavad, et Hudson tegi, vaadates seda valdekaamera salvestist. Ja see on uskumatult oluline, kui mõelda sellele, millise juhtumi prokurörid esitavad. Nii et kell 19.35 õhtul, mil Anna Kepner sureb, väidavad dokumendid, et Timothy Hudson läheb sinna kajutisse, mida ta temaga jagas. Seejärel 3 minutit hiljem, kell 19.38. Nähti, kuidas Anna Kepner läheb kajutisse. Ja see on viimane kord, kui võimude sõnul teda elusana nähakse. Seejärel kell 7.51 proovib Anna, 13-aastane poolvend tuppa siseneda ja lahkub kiiresti pärast seda. Seejärel kell 22.13 lahkub Timothy Hudson kajutist üksi. Uurijate sõnul toimub järgmise tunni jooksul selles toas palju liikumist sisse ja välja. Tsitaat. Kajuti ukse avamisel kell 22.13. T ehk Timothy Hudson on nähtud koridoris vasakule ja paremale vaatamas, justkui kontrolliks, kas keegi on koridoris. Ja siis ta astub kajuti 8343 ette. Ning see on ainus kord, kui Hudson teeb seda liigutust kajuti uksest väljudes. Dokumendid näitavad, et Hudson käib kajutis sisse ja välja veel 2 korda kella 10.12 ja 10.49 vahel. Seejärel kell 10.53 paneb ta uksele privaatsussildi. Seejärel läheb ta tagasi kajutisse veidi pärast kella 11 õhtul. Ja siis veidi hiljem kell 11.21 läheb alaealine poolvend kajutisse ning ta ütles FBI-le, et ta ei näinud oma õde kajutis. Ta lahkub paar minutit hiljem, kell 11.23. Hudson käib väidetavalt kajutis sees ja väljas kell 11.44 ning vahetult pärast südaööd kell 12.09. Siis näite 13-aastast, kes üritab kajutisse sisse pääseda. Ja just siis ütleb Timothy Hudson talle väidetavalt, et ta ei tuleks sisse ning sunnib teda koridoris ootama. Seejärel läheb ta tuppa ja väidetavalt magab. 13-aastane selles kajutis, teadmata, et tema poolõe keha on voodi all. Hudson on väidetavalt öelnud pereliikmetele, et ta ei mäleta, mis juhtus sel ööl, kui Anna suri. Aga siis pead sa mõtlema, kui kuuled tema liikumistest sel ööl, kui Anna suri, kui tugev argument see üldse olla võiks. Samuti kuuled sa sellest, mida ta tegi Anna mobiiltelefoniga, millest me kohe räägime. See võib samuti olla kaitsjale uskumatult kahjulik. Järgmisel hommikul pärast seda, kui Anna väidetavalt tapeti, leitakse tema keha. Dokumendid näitavad, et kell 11.27 hommikul nähti Timothy Hudsonit jalutamas mööda kajutist, kus meeskond üritas välja selgitada, kuidas see noor naine suri. Ja kui see on tõsi, mida Timothy Hudson väidetavalt tegi, siis see on tõeliselt õõvastav. Dokumentide kohaselt, tsiteerin, ei tee ta mingit pingutust, et vaadata ja näha, mis sees toimub. Kuigi nii palju inimesi on endiselt kajutis ja uks on lahti. Ta vaatab otse ette ja kõnnib minema. Sa peaksid mõtlema, et kui toas, kus sa oma perega viibid, oleks suur segadus, siis sa vähemalt vaataksid sinna. Välja arvatud juhul, kui sa väidetavalt juba teadsid, mis oli juhtunud noore naisega, kellega sa seda tuba jagasid. Hei sõbrad, ettevõtte juhtimine on niigi raske. Miks siis teha seda veel keerulisemaks, kui teha asju käsitsi või kasutada 10 rakendusi, mis omavahel ei suhtle? Siin tulebki appi meie sponsor Odoo. See on kõik ühes ärijuhtimise platvorm, millel on täielik valik integreeritud rakendusi, mis ühendavad sujuvalt kõik sinu tegevused alates müügist ja raamatupidamisest kuni tootmise ja isegi tarneteni. Odoo suudab automaatselt luua professionaalse ja stiilse välimusega müügitellimusi, arveid ja tarnijate arveid ning see saab automaatselt määrata müügimeeskonnad, saata e-posti teavitusi igas müügietapis ning kasutada isegi tehisintellekti aruannete koostamiseks, mis aitavad sul otsuseid langetada. Tootmise jaoks saavad nende rakendused sünkroonida laoseisu, reaalajas tootmise ja ostuvärskendustega, nii et sul ei saa kunagi kaup otsa. Ja kui on aeg raamatupidamiseks, on ka see täielikult automatiseeritud. Odoo saab koostada arveid, jälgida kulusid ja isegi kokku võtta andmeid tehisintellekti abil, säästes sulle sadu tunde. Ja parim osa on see, et saad valida oma rakendused ja isegi luua kohandatud töövooge, nii et kõik on täielikult sinu ettevõtte vajadustele kohandatud. Viige oma ettevõtte järgmisele tasemele, konsulteerides juba täna tasuta Odoo eksperdiga aadressil odoo.com/odoo.com/OTC.
nüüd, kui rääkida Annast, siis ta dokumenteeris suure osa oma elust sotsiaalmeedias, näiteks TikTokis. ja nagu paljudel teismelistel, oli tal alati telefon kaasas. kuid pärast seda, kui tema surnukeha leiti, ütlesid võimud, et mobiiltelefon oli kadunud. FBI sõnul leidsid nad tema telefoni laeva leiubüroost. üks meeskonnaliige ütles, et leidis selle prügikastist ning tundus, et telefon oli kahjustatud ja puruks löödud. siin on veel mõned üksikasjad uurijate sõnul. valvekaamera salvestis väidetavalt näitab, kuidas Timothy Hudson lahkub kajutist hommikul kell 9:26, päev pärast Kepneri tapmist. Seejärel naaseb ta kell 9:48 hommikul. Seejärel lahkub ta kajutist uuesti kell 9:50. Võimude sõnul tundub, et tal oli midagi käes. Võimud jälgivad teda seejärel kaamerapildil, kui nad jälgivad seda valvekaamerat. Ja nad näevad, et kell 9:52 hommikul paneb Timothy Hudson väidetavalt oma käed samasse prügikasti, kust hiljem leitakse Anna Kepneri telefon. FBI-l on lisaks valvekaamera salvestisele ka Anna telefoni GPS-andmed ning nad näevad, milliste laeval olevate ruuteritega see ühendub. FBI väidab, et nad jälitasid seda telefoni ja leidsid, et see liikus mööda sama teed, mida Timothy Hudson väidetavalt kasutas selle prügikastini, mis tähendab, et olevat võtnud Anna telefoni. Pärast seda, kui ta olevat ta tapnud ja siis telefoni prügikasti visanud. Dokumendid lähevad seejärel detailidesse selle kohta, kuidas võimud avastasid, et Anna Kepnerit oli seksuaalselt rünnatud. Nüüd, selle loo osa üksikasjad on minu arvates väga olulised selle juhtumi ja Timothy Hudsonile esitatud süüdistuste puhul. Kuid ausalt öeldes on need siin arutamiseks lihtsalt liiga jõhkrad. Kuid DNA-ga seoses on selles juhtumis toimunud suur pööre. Samuti, enne kui ma sellesse ossa süvenen, tahan teile öelda, et kõik meie Anna Kepneriga seotud dokumendid, mis on avalikustatud, leiate meie Law and Crime Plus rakendusest. Juhuks, kui soovite neid ise üle vaadata. Nii et siin on see, mida me teame. kohtuarst tegi Annale vägistamiskomplekti uuringu ja uurijate sõnul tuli ühelt vatitampoonilt väidetavalt Timothy Hudsoni DNA vaste. Aga siin ongi see pööre. Samuti leiti vaste isikule, keda võimud nimetavad nendes dokumentides teiseks alaealisest tunnistajaks. Ning nad ütlevad, et tegemist on poisiga, kes elab teises osariigis. Ja nad ütlevad, et ta oli Annaga sellel kruiisil vahekorras. praegu ei ole selge, millised on selle isiku ümber olevad asjaolud ja kas see võiks tekitada kahtlusi selles, mis juhtus. Videosalvestis näitab ainult turvakaamera kaadreid, kus Hudson, 13-aastane poolvend ja Kepner lähevad sinna tuppa. Ja siis on poolvend, kes on DNA panustajana välistatud. Coutuarst ütleb, et Timothy Hudson olevat enne Anna surma teda seksuaalselt rünnanud. See, millest Timothy Hudsoni süüdistatakse, on õudne. Ja kuigi talle on esitatud tõsised süüdistused, ei ole ta siiski vanglas. See on video temast, kui ta eelmisel nädalal kohtusse läks, isa kõrval. Prokurörid on öelnud, et nad usuvad, et ta on kogukonnale ohtlik. Ma mõtlen, me just rääkisime, millest teda süüdistatakse. See on hirmutav, kuid teda ei hoita eelvangistuses. Kaitsja ütleb, et tingimused, millest ta praegu elab, on piisavad. Tingimused kehtestati selleks, et ta elaks oma onu juures, kui talle esitati süüdistus alaealisena. Ja nad ütlevad, et ta on kogu aeg neist täpselt kinni pidanud. Nüüd tegi kohtunik sellel eelvangistuse arutelul, mida me eelmisel nädalal jälgisime, huvitava otsuse, sest kohtunik ütles, et Hudson võib praegu jätkata perega elamist, kuid samal ajal otsivad USA marssalid talle võimalikku kohta, mis sobiks Hudsonile ja oleks tema perele Mehhiko lahe rannikul lähedal. Nüüd veel kord, Timothy Hudson on vaid 16-aastane. Ja kohtunik ütles, et kui ta oleks vanem, ei oleks tegelikult küsimustki, kas Timothy Hudson tuleks eelvangistusse panna enne kohtuprotsessi. Meiega liitub nüüd taas, et sellest Florida juhtumist rääkida, endine Palm Beachi maakonna osariigi prokurör Dave Ehrenberg. Aitäh, et olete siin. Sa lugesid selle läbi, see on 145 lehekülge. Aga umbes 20 neist kirjeldavad tõesti konkreetset narratiivi, mille FBI selle juhtumi uurimisel kokku pani. Mis jäi sulle silma? Kui sa oleksid selle juhtumi prokurör, mida see tähendab Timothy Hudsoni jaoks? Mis mulle silma jäi, Chris, oli süüteadvus. Ja siin on sul süüdistatav, kes jäi kaamerasse, kui ta toast lahkudes mõlemale poole vaatab. Ja siis teeb ta suuri pingutusi, et takistada oma vennal tuppa sisenemast.
Ta ütles, oota väljas, sest ta väidetavalt vahetas riideid. Ja vend arvas, et see oli ebatavaline, sest kõik tuled olid põlemas, kardinad olid lahti ja oli selge, kes oli viimane inimene, keda koos ohvriga nähti. Aga mis puudutab süüteadvust, siis on ta kaamerapildis laeva peal ringi kõndimas Anna Kepneri mobiiltelefoniga ja otsimas kohta, kuhu see ära peita. Ja siis mõnda aega on ta seal kohas, kuhu telefon peideti, asetades telefoni sinna. Kes veel teeks nii, kui mitte see, kes tappis Anna Kepneri? Tead, teises osas järgmisel hommikul arvan, et see on umbes kell 9:30 või nii. See on siis pärast seda, kui meeskonnaliikmed FBI andmetel leiavad tema keha. Ja siis sa lihtsalt mõtled sellele segadusele, mis seal toimuks. Ja nad ütlevad, et Timothy Hudson künnib toast mööda ega vaata tegelikult sisse. Tead, see on ju tema tuba, millest nad räägivad. Ja ta lihtsalt läheb mööda ega vaata sisse. Lihtsalt vaatab otse ette, kui ta sellest möödub. Samal ajal võib kehakeel olla väga subjektiivne. See võib tähendada väga erinevaid asju, sõltuvalt sellest, millise nurga alt sa seda vaatad. Kuidas kohus tavaliselt sellistesse infokildudesse suhtub? Kui tõenäoline on, et midagi sellest jõuab kohtuprotsessile, kus vandekohtunik võib seda vaadata ja öelda, et okei, võib-olla ta vaatab mingil põhjusel teises suunas või võib-olla ta vaatab ruumist välja, sest midagi muud toimus. Kui asi on nii subjektiivne, kui tõenäoline on, et need asjad jõuavad sellesse, mida prokurörid tahavad öelda? Küsimus on selles, kas see on asjakohane tõend. Kui on, siis see võetakse tõendina vastu. Ja siis on juba vandekohtunike otsustada, kuidas pusle kokku panna, ehk siis pusletükid. Tead, kes oli viimane inimene, keda nähti koos Anna Kepneriga? Ja siis on sul ilmselgelt kogu kohtuekspertiisi tõendusmaterjal. Sul on kõik tõendid tema mõrva seksuaalse rünnaku kohta. Aga rääkides süütundest, siis jah, sa näed teda videol ringi hiilimas ja otsimas prügikasti, kuhu tema telefoni ära visata. Ja siis on ta seal, kus tema telefon leiti, tema pani selle sinna. Sa näed teda kaameral mõlemale poole vaatamas, et veenduda, et keegi ei näe teda sealt lahkumas. Ta oli selles toas tundide kaupa üksi Annaga. Sa ei näe Annat enam kunagi. Ma mõtlen, siin on nii palju tõendeid. Ma arvan, et kaitsel saab olema raske väita, et see võiks olla keegi teine. Välja arvatud see, et oli olemas DNA tõend kellegi teise kohta, kes ilmselt seksis Annaga kruiisil. Aga samal ajal võib see olla kasulik ka süüdistusele, sest see annab motiivi, miks keegi peaks niimoodi äkitselt reageerima. Sul on keegi, kellel oli pikaaegne sügavale juurdunud tõmme oma kasuõe vastu. Ja siis ta vihastas, kui sai teada, et ta oli kruiisil teise mehega. Ja see oligi see, mis motiveeris teda seksuaalselt ründama ja siis kägistama, kuni tema kuulmekiled lõhkesid. See on õõvastav. Ja ma küsin sinult natuke Timothy Hudsoni kohtueelsete korralduste kohta, sest ma mõtlen, ta on ju vaid 16-aastane. Ma saan sellest aru, aga see, millest teda süüdistatakse, on lihtsalt jäle. See tõesti on, leebelt öeldes. Kajutis endas pole kaamerat ja me näeme palju liikumist sisse ja välja. Ja me teame, millest teda süüdistatakse, kohtuarsti raporti põhjal. Aga kui suur probleem see prokuröride jaoks on? Sest samal ajal, kui sa oled tõesti hea kaitseadvokaat, siis sa võiksid luua selle alternatiivse reaalsuse, selle alternatiivse loo sellest, mis juhtus. Ja tegelikult pole mingit tõendit selle kohta, mis toas sees juhtus. On ilmselge, et Anna Kepner kaotas oma elu, aga mis puudutab seda, mis sellele eelnes, kas oli tüli, kas miski oli vastastikusel nõusolekul, siis pole olemas ühtegi videot, mis tõestaks, et seda ei juhtunud. Võid kindel olla, et kuna Anna seest leiti süüdistatava DNA-d, siis väidetakse, et seksuaalne vahekord toimus vastastikusel nõusolekul. Ja ma ei tea, mida nad mõrva kohta ütlevad, aga seksuaalse rünnaku puhul väidetakse kindlasti, et see oli vastastikusel nõusolekul. Aga tõendid räägivad sellele vastu, sest tema aluspesu leiti tema seest kokku surutud kujul ja see on kooskõlas agressiivse tahtest sõltumatu seksuaalse rünnakuga. Samuti on tema surma põhjuseks kägistamine. Ma mõtlen, et see oli nii intensiivne, nii jõhker, et tema kuulmekiled lõhkesid ning kaelal ja kõrvapiirkonnas olid tugevad verevalumid ja jäljed. See ei olnud lihtsalt vastastikusel nõusolekul toimunud seks. Ma ei usu, et keegi võiks seda väita. Lisaks, tead, sul on olemas Anna endise poissõbra tunnistus, kes ütles, et see süüdistatav käitus Anna läheduses varemgi veidralt, et tal oli tema suhtes kinnisidee, ta teadis seda.
ja ometi tundub, et perekond lihtsalt pöörab sellele kõigele selja, kui see kõik toimub. jah, ja tead, sa kuuled, kuidas toad olid paigutatud ning vanemad olid lihtsalt teisel pool koridori. aga siis on sul see kummaline dünaamika Anna ja tema kasuvennä vahel. ja kuigi vanematel ja vanavanematel näis olevat suurepärane suhe, vähemalt vanavanemad ise ütlesid nii, tundub, et nende tuttavate jaoks polnud see mingi suur saladus, et seal midagi toimus. Väga oluline tunnistaja, nagu näib, on esimest korda tuvastatud kui 13-aastane poolvend, kes viibis samuti selles toas koos Anna Kepneri ja Timothy Hudsoniga. Kuidas mõjutab see, et ta käis tol ööl sisse ja välja? Talle öeldi ilmselt, et ta peaks mõneks ajaks toast eemal olema. FBI väidab, et ta tegelikult magas selles toas, kus Anna keha oli voodi all, mis on samuti lihtsalt hirmutav. Kuidas tema roll mõjutab seda, kuidas lugu kohtus jutustatakse? Ta on tunnistaja, sest just talle ütles süüdistatav väga kummalisel viisil, et ta tuppa ei läheks. Ka tema viibis seal. Ja kui vend üritas tuppa siseneda, mõtles süüdistatav välja mingi loo, et ta riietub ja blokeeris siis ukse. Ja siis arvas 13-aastane, et see oli ebatavaline, sest kõik tuled põlesid, uksed olid lahti ja ta lihtsalt meenutas, kui kummaline see oli. Nüüd võib kaitse püüda teda süüdlaseks teha, aga tema ei olnud viimane, keda nähti Annaga. Tema ei olnud see, kes üritas oma tegusid varjata. Tema DNA-d ei leitud Annast. Nii et see oleks lihtsalt lootusetu, ma arvan, et nad kaotaksid vandekohtu silmis usaldusväärsuse. Ma arvan, et parem katse oleks süü veeretada sellele juhuslikule inimesele laeval, kellega Anna seksuaalvahekorras oli. Aga samas ma arvan, et ka see oleks mõttetu ettevõtmine, sest pole ühtegi tõendit, et ta oleks toime pannud mingit vägivalda peale Anna nõusolekul seksimise. Nad proovivad igasuguseid asju, et näha, kas midagi jääb külge, aga tõendid süüdistatava vastu on nii veenvad. Jah, mida sa kaitseadvokaadina selles olukorras teed? Sest ma tean, et sa võiksid luua kaitse, et see oli vabatahtlik. Tead, on olemas igasuguseid erinevaid kaitseid, mida võiks kasutada. Aga tundub, et kui sa võrdled seda, vähemalt praeguses etapis FBI süüdistustega, siis see lihtsalt ei tundu, et see töötaks. See oleks pigem selline viimane meeleheitlik katse. Tundub, et mida kaitseadvokaat sellises olukorras teeb, kui tal on noor klient, kes seisab silmitsi väga-väga raske juhtumiga, mis tundub üsna kindlalt kokku pandud. Vähemalt sellest, mida dokumentides väidetakse. Eks? No, sellepärast olengi ma olnud pikka aega prokurör ja alles hiljuti kaitseadvokaat, sest neid asju saab olema raske seletada. Aga nad võivad proovida nõuda, et süüdistus täidaks oma tõendamiskohustuse ja seda öelda. Kuigi võib olla tõendeid seksuaalkontakti kohta, ei tõenda DNA tõendid, millal seksuaalvahekord aset leidis ega kas see oli vabatahtlik. See ei tõenda, kas see oli seotud surma põhjusega või kes põhjustas surma. Nad võivad proovida väita, et seda tegi keegi teine laeval või et seda tegi 13-aastane vend. Kõigil neil oli ju sama kajut, eks? Ja tal oli juurdepääs 13-aastasele. Nad võivad öelda, et ka meeskonnaliikmetel oli kajutile juurdepääs ja nad võivad vaadata, kas süüdistuse ajajoon tõesti välistab kõik teised. See ongi selline asi. Sa pead tõestama juhtumi väljaspool mõistlikku kahtlust. Vaja on vaid üht vandekohtunikku, kes jääb eriarvamusele. Ja see tähendab ummikseisu jõudnud vandekohut. On küll, jah. Ma mõtlen, aga see tundub ka väga keeruline. Kui turvakaamera salvestis näitab, et Anna Kepner läheb tuppa. Timothy Hudson läheb sisse. Sul on see 13-aastane, aga tundub, et vähemalt FBI usub tema lugu. Ta on ka 13. See on ikka väga noor. Kui rääkida eelkohtulikest asjadest, siis eelmisel nädalal nägime, kuidas Timothy Hudson läks kohtusse ja tal lubati koju minna. Mis sa arvad sellest, et kuigi ta on 16, aga arvestades, kui jõhker see mõrv oli, siis mida sa arvad sellest, et kohtunik lubas tal jätkata elu oma onu juures? Tead, ma arvan, et siin on natuke inertsust, sest kogu selle protsessi vältel oli ta eelvangistuses ja ei olnud rikkunud ühtegi tingimust, mis tegi kohtunikule lihtsamaks öelda, et jätkame samal kursil. Samuti ei ole ta tegelikult põgenemisohtlik. Ma mõtlen, ta on alaealine, tal ei ole ju oma eralennukit. See ei ole nagu Didil, et ta saaks lihtsalt kellelegi helistada ja lennuki tellida. Eralennuki, mis talle järele tuleks. Tal ei ole varasemaid süütegusid
ja seega ei kujutada kogukonnale tegelikku ohtu. Ja ma saan aru, et kuigi see on väga tõsine kuritegu, siis nad ei pane teda enne kohtuprotsessi vanglasse või aresti. Teine oluline asi on tema vanus. Ja ma arvan, et kõik need asjad kokku. Siiski võib ta ikkagi vahi alla jääda, kuna väidetavalt pani ta toime jõhkra mõrva ja seksuaalse rünnaku. Tavaliselt, kui täiskasvanud süüdistatakse sellistes tegudes, määratakse talle eelvangistus. Aga kuna ta on alaealine, kuna ta on seni vabaduses olnud ega ole ühtegi tingimust rikkunud ja kuna tal ei ole tegelikult võimalus põgeneda, arvan ma, et on suur tõenäosus, et ta jääb oma praegusesse staatusesse. või võib-olla karmistatakse seda veidi ja pannakse ta koduaresti. Aga ma näen, et see võib juhtuda. Teda koheldakse teisiti kui täiskasvanud. ja ma arvasin, et see oli huvitav. Kohtunik ütles otse välja, et kui ta oleks vanem, siis ei oleks isegi küsimust, kas teda hoitakse eelvangistuses või mitte. aga ma ei usu, et sa saad lihtsalt eirata fakti, et ta on 16-aastane. Veel üks osa sellest loost, millest räägiti, oli igasugune pretsedent või kohtupraktika, mis sellega seotud on. Muidugi ei ole see esimene kord, kui kruiisilaeval midagi halba juhtub. Aga kas on midagi? Ma mõtlen, kui ainulaadne see juhtum on. Nagu astuks korraks sammu tagasi. Me oleme sellest palju rääkinud. Ma mõtlen, kas sinu arvates on mõni juhtum, mis kuidagi kattub sellega, millega me praegu tegeleme? Huvitav, jah, ma ei tea. Alati on tegele mingi Florida seos. Tundub nii, jah. Õige, on olemas Florida seos. Mis teeb selle nii ebatavaliseks, on see, et kruiisilaeval ei näe sellist vägivalda. Sa näed inimesi üle parda kukkumas, seda oled näinud. Aga samuti ei näe sa sageli föderaalprokureeride sekkumist alaealiste juhtumitesse. Enamasti tegelevad selliste juhtumitega osariigi prokurörid, minu endine töökoht. Aga kuna see juhtus rahvusvahelistes vetes, kuulub see föderaalvõimude pädevusse ja nii tegelevad föderaalid alaealisega. Kas see on haruldane? Ja just sellepärast on see nii palju tähelepanu pälvinud. Faktide tõttu, sest see on nii mitmel moel erakordne. Aga loodetavasti tehakse siin õiglus jalule. Ma arvan, et osa põhjusest, miks see meid nii paelub, on ka selles, et sul on teadmatuses pereliikmed, kes lihtsalt võimaldasid sellel juhtuda, kellele näidati ohumärke. Ja ometi pandi nad kõik samasse tuppa, samal ajal kui teised, väljas pidutsesid ja tegelikkust eirasid. Ja ma arvan, et see häirib paljusid inimesi, nagu see peakski. Ja sellega seoses, sest tihti sellistes juhtumites näed sa ka tsiviilpoole pealt, näiteks ebaõiglase surmajuhtumit. Aga antud juhul, kuna tead, Anna Kepneri isa oli kruiisil ja tema kasuema oli samuti kruiisil. Kui sul on ohver ja sa vaatad mõningaid pereliikmeid, siis võiks väita, et nad panid Anna ühte tuppa kellegagi, kes väidetavalt tappis ta. Ma mõtlen, et kes võiks tsiviilpoolelt esitada alusetu surmahagi? Kas selline asi üldse eksisteerib sellises olukorras, kus kahjuks on ohver siin? Tema pereliikmed oleksid need, keda süüdistatakse. Jaa, Annal on, ma arvan, et tal on bioloogilised vanemad ja siis tal on kasuvanemad. Nii et sul on bioloogiline isa, ma usun, see on õige. Bioloogiline isa võiks esitada tsiviilhagi, sest see on tema tütar ja ta usaldas oma tütre ema ja kasuisa hoolde ning lõpuks tütar sureb. Nii et jah, ta võiks esitada hagi, ta võiks isegi proovida esitada hagi Carnival Cruise Linesi vastu. Seda on raske teha, kuid just sellist halba reklaami kruiisifirma ei pruugi soovida. Samuti oleks võib-olla saanud turvalisuse osas rohkem ära teha. Nüüd tundub, et turvakaamerad laeval aitasid selle juhtumi lahendada ja turvatöötajad tegutsesid. Kui said, kui võib-olla oleks kruiisifirma saanud veel midagi teha. Ja see ongi tsiviilhagi teema. Ja, eks näis. Ma mõtlen, et ilmselgelt on veel pikk tee minna, kuni me selle loo punktini jõuame. Vaatame, mis edasi saab. Timothy Hudson on praegu vabaduses. Vaatame, kas ta lõpuks enne kohtuprotsessi vahi alla võetakse, aga tegemist on tõesti uskumatult kurva juhtumiga. Kuid mõned uued üksikasjad on siiski päevavalgele tulnud. Dave Ehrenberg, endine Palm Beachi maakonna osariigi prokurör. Aitäh nagu alati, et aitasid meil neid Florida juhtumeid lahti seletada. Me hindame seda väga. Aitäh, Chris! Sellega on Law and Crime'i esitatud juhtum lõppenud. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti oleme nüüd voogedastamas ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart, näeme järgmine kord.